ja recording tuleb ka. Aga saame ametliku osaga alustada ja mina tahan öelda, et mina olen Elerinil abiline siin, suur abiline veebiseminaridel nii-öelda sisseviskaja heas mõttes ja tegelikult nagu kui me räägime suurtest lavadest, siis alati peab olema keegi, kes suure staari lavale juhatab. Ja minul on seesama au, sest minu silmis see, mida Elerin teeb, on lihtsalt niivõrd äge ja niivõrd võimas. Ja kes veel ei tunne ja veel ei tea Elerini, siis Elerinil on minu meelest üks maailma üks tähtsamaid ameteid. Ja mis ta varasemalt tema selline põhiline töökogemus on olnud, oled ju nii-öelda õpetaja täielik meil, sotsiaalpedagoog, tegelenud kõige selle poolega ja nii lahe on see, et sa tegeled ka, sul on selline ettevõte nagu mängujuhid, mängujuhid.ee ja sa tegeledki nii-öelda ka õhtute juhtimisega, aitad lastega tegeleda ja kõige selle poolega. Ja see on lihtsalt nii võimas, et sa teed veebiseminare, et sul ongi niisugune veebiseminaride sari ja täna, ma arvan, et täna ongi nagu ka minu jaoks üks põnevamaid teemasid, sellepärast, et me räägime apsudest. Ja mis on põnevam, kui kuulata teiste inimeste apsudest, alati on põnev kuulata. Nii et saab kindlasti ääretult põnev olema. Ja Elerinil on ka alati niivõrd ägedad slaidid ette valmistatud. Tal on alati midagi ägedat näidata. Ja mis kindlasti on oluline, ma hästi soovitan teile teha märkmeid, kirjutada ülesse, küsid julgelt. Elerin väga kaasab teid ja tal on hea meel, kui te räägite ja kirjutate ja kes on julgemad pildiga, kes veel vähem julgem, siis võib ka vabalt chati kirjutada. Ja mina aitan ka siin chatis kaasa elada. Nii et jutt lühike, Elerin, lava on sinu, teeks sulle kõik koos siukse aplausi. Aitäh, Ketlin. Tead, iga kord, kui sa seda introt teed, see on nii nagu kummaline. Ta ei ole harjunud lihtsalt. Ma ei ole harjunud, et keegi nii tõstab, on ju, et see on nagu, see on selline kummaline tunne. Tahaks alati öelda, et kuule, jäta seekord ära see jutt, on ju, et las ta olla. Ma tean, ma ei hakka isegi küsima, on ju. Kuulge, aga tere tulemast taas esmaspäev 5. veebiseminari aeg on meil täna. Tõsta käsi, kui sa oled väsinud, on mu esimene küsimus. Kus Eleri käsi on? Kas sa oled ka väsinud? Huvitav, et ma ei kuule sind tõesti. Natukene. Või kommenteeri, kui sa oled natukene väsinud. Vaatame teie emotsioonid ka üle. Kes sa siin seda kätt pani? Reisand. Sirje pani ka, väga hea. On teist keegi väsinud? Ühine muremeetod on muideks, ei toimi need asjad, aga Eleri, see, et sa siin oled, see on super hea, sest Eleri on minu armas lapsevanem, kes lihtsalt, mul on nii hea meel oma inimesi näha. Nii, aga ma küsin seda, miks sa täna siin oled? Kõigi käest, mitte Eleri, et sinu käest. Muidu on see nagu one man talk show, aga et mis sind ees ootab nagu või mis sa tahad nagu mis sa tahad saada? Ma nii väsinud, ma hakkan juba mingit soust'i jääma, aga mis sind huvitab tänasel teemal? Mis on see tänane huvitav teema? Mis on tänase huvitav teema, millele sa tahaksid küsimust või vastust või sellist mõtteainet? Nii kaua, kui teised koguvad hoogu ja mõtlevad, siis ma teen otsa lahti, saavad teised ka mõtte lahti. Mina vaatan nagu kahest vaatenurgast seda asja, sellepärast et see, mis sa teed, see on päris suur vastutus ja see on tegelikult suurem vastutus, kui inimesed sellest aru saavad. Ja seal on need tuki lastega mingid apsud, aga ka ettevõtlusapsud. Et sul on nagu, sa tõidki nagu välja vaata ka selles teemas, et ka nagu ettevõtluses, et see ongi tegelikult nagu mingis mõttes two in one, on ju, et mis võib olla, ma mõnda lugu sul tean ka, mis lastega on olnud, aga kuidas, ma ei tea, vanematele mõjub, kuidas see ettevõtlusele mõjub, on ju, et ma kujutan ette, et mida teha siis, kui on tõesti nagu mingid keerulised olukorrad või kuidas mingi pahast lapsevanemat rahustada. Näiteks toon enda kogemusest näite, minu
kunagine minu lapse jõulupeol, minu lapse kingitus unustati ära jõuluvana kotis, polnudki ta ainuke laps, kes ei saanud. Mis te arvate, kui pahane lapsevanem ma olin? No näiteks mingid siuksed asjad, onju, issand, et rõõmus midagi ei olukord. teha. See jääb mul eluks ajaks meelde, see asi, onju, aga see, mina sain nagu trauma sealt vaata. Noh, ma usun, et sinuga siukseid asju pole juhtunud, aga mida sa teed, igal olukorral alati leidub ju lahendus, onju. Mhm, et, mhm, et selles suhtes mul on nagu kaks vaatevinklit, nii lapsevanemana kui ka ettevõtjana. et mõlemat mhm, pidi on nagu põnev kuulata, et kuidas, sest et mhm, meil kõigil juhtub, alati mhm. juhtub. Siuksed Alati mõtted juhtub. minul. Ja aitäh, Eleri, sinule kommenteerimast ja aitäh, Marianne, et sina ka oma kommentaarid siia panid. Aga tead, lähme teile, hakkame pihta. Hakkame pihta ja siis me hakkame teile kohe rääkima põnevatest asjadest. Nii, kus on? Ahaa. Nii, sa näed kenasti, on ju, failid ja naljakad apsud. On tänane veebiseminari teema. Failid ja naljakad apsud meelelahutuses. Ma pean seda kitsendama, kui ma tooks teile päriselt faile ja naljakaid apse, mis on mul koolitöös olnud, mis on mul igal pool olnud, siis no halloo, on ju, siis sellest tuleks mingi teleseriaal. Aga võtame praegu lihtsalt meelelahutuse ja võtame selle mängujuhi valdkonna siia ette, sest et ütlen teile ausalt, ma olen täielik tuulepea oma loomult, vahepeal päris kaootiline ja sellistel kaootilistel inimestel, kellel on hästi palju asju käsil nagu minul, siis meil tekivad ja ma ei ole tegelikult, ütlen ka selle välja, ma ei ole detaili inimene. Mind need detailid väga ei ole elus väga huvitanud tegelikult. Ma vaatan alati suurt pilti aga äris ja ettevõtluses on vaja detaile ja mingites valdkondades on oluline selline detailidele suunatud mõtlemine. Ja ettevõtlus on väga-väga palju arendanud, et alati hea jutuga ei saa läbi, peab ka päriselt jälgima, väga detailselt asju jälgima, struktureerima ja nii edasi. Nii et ma loodan, et saate selliseid mõtteid täna siit endale. Aga tegelikult tänase sellise failide ja naljakate apsude juures me lähme kõige sügavama teema juurde, mida Eleri ka välja tõi, on tegelikult see, et kuidas tõusta ka siis, kui sa oled kukkunud. Sest et elus me kukume ja me kukume täiega. Ja me kukume täiega ja lihtsalt ongi oluline see, et kuidas siis tõusta. Ja ma tutvustan sulle ühte mõtteviisi, mille kohta ma olen toodud palju lugenud, mille kohta ma olen õpetanud, ma olen seda mõtteviisi õpetanud ka. Ja ongi niimoodi, et räägime sellest täna. Aga ma teen, aga põhimõtteliselt on niimoodi, et üks kõige suuremaid feile ja apsakaid, mis minul on olnud kõik seotud või nagu väga tugevalt seotud juhtimisvigadega. Ja need juhtimisvead on igas, jällegi laiendame seda, ma võin öelda sulle mängujuhtimine või äri on ju, tegelikult juhtimisviga on ka näiteks fail'id sinu näiteks emana, kui sa pead juhtima kodu seda orkestrit justkui on ju. Juhtimisvead on väga suured vead, kus errorid sisse tulevad. Ja nüüd ma toongi sulle siis selliseid naljakaid näiteid hästi ausalt, hästi nagu ausalt, milliseid juhtimisvigu ma teinud olen. Näiteks üks aasta, algusaastate üks olukord oli mul niimoodi, et ma ajasin näiteks kliendi kirjal ajasin asukohad segamini, ajasin nagu detailid segamini. Kiiruga, ei lugenud nagu kliendi päringut lõpuni. Kliendil oli üks päring, et taheti Rapuntslit kuskile jahisadamasse või kuhugi jahiga seotud kohta. Minul siis õde tegi kõik ettevalmistus ära, lendas eraldi Põlvast Tartusse, pani meigid, krimmid, värgid, särgid, sebis veel ühe sõbra, kellega ta pidi koos siis sinna sõitma ja nad läksidki siis, sõitsid siis kuskile
oletame, et kuhugi Viljandimaale sõitsid ära, saatis mulle pildi, et kas see Punane Maja, ma ütlesin, et jaa, see Punane Maja, sest ma eelmine aasta käisin seal. Aga tegelikult oli asukoht hoopis Valgamaal, mitte Viljandimaal. Ja kuidagi mingi selline error tuli sisse. Et nad oleks pidanud nagu räigelt nagu sõitma, et õigesse kohta jõuda. Ja siis oli minul nagu, ma mäletan nii hästi seda tunnet, et ma olen kodus ja mul õde helistab, et appi, ma läksin valesse koju sisse. Nagu saad aru, vale inimesse koju sisse. Rapuntsline. Tere, kus on sünnipäevalaps? Saad aru ja siis sa oled nagu paanika, lihtsalt sul automaatselt selga lihtsalt nagu märjaks on ju. Käed hakkavad higistama. Paanika, mis nüüd saab, kuidas ma olukorra lahendama on ju. Noh, kuidas sa lahendad, lihtsalt kliendile räägid olukorra ära ja mina siis pakun alati, kuna mina olen nagu vea teinud juhina, siis mina pakun siis tasuta teenust. Või mingil hetkel ka mingit poole odavamat teenust, oleneb, kui suur viga on. Aga nii-öelda nagu kompensatsiooniks on ju. Aga selline olukord oli, et lihtsalt ma ei pannud tähele, seal oli üks nagu, kas oli mingi jahitalu või jahimaja, saad aru, selline detail. Siis üks olukord oli ka, oli vale kuupäev, mis on mul olnud, vale kuupäev. Ja väga hea olukord oli juhtus mul teise õega. Kuidas mul teine õde ka tuleb Põlvast Tartusse keikale, läheb siis kuhugi Playcity mängumajja, vaatab, et Playcity mängumajal on selles nagu mängumaal on 2 sünnipäeva. Tal oli veel sünnipäevalapsele veel kaart tehtud. Sünnipäevalapse nimi oli Kaur ja sünnipäevalapse nimi oli Kaur ja siis läheb sinna, küsib, et tere ja kus on siin sünnipäevalaps Kaur? Aga meil ei ole sünnipäevalast Kauri siin, meil on mingi Marta Safiis on ju. Okei, siis lähme sinna teisele poole on ju, et äkki on see Kaur siis seal teisel pool on ju. Lähed siis sinna teisele poole, sünnipäevalaps Kaur, kus on sünnipäevalaps? Me ei ole kedagi tellinud. Nagu ei, meil on mingi Mai Oliver on ju, saab mingi 6 on ju. Ehk siis mul õde oli niimoodi, et siin ei ole seda üritust, ei ole mind tellitud, siin ei ole ka tellitud, aga mis värk on ja siis helistavad mulle. Olen jälle kodus, tegin seal midagi. Ütleb, et Elerin, meil ei ole ühtegi inimest nagu ei ole, meie last ei ole. Mis nüüd saab, on ju. Vaatan päringut. Ma juba mõtlesin, et ma helistan nagu olen kuri ja helistan nagu kliendile, et mis toimub, kus te olete, on ju. Noh, mul tekkis mu endal emotsioon ülesse ja siis olen jumala kuri seal, on ju, et jälle mingi paanika, mingi värk ja siis vaatan päringut, vaatan. Noh, ja oligi läinud sassi, et näiteks täna meil on 26.05 või oli 26.04, saad aru? Mingi selline värk, et kuupäevad ülisarnased, aga lihtsalt nagu kuupäevaga lihtsalt sassi. Tegelikult oli see järgmine kuu, see üritus. Nii et täiesti juhtimisvead ja detailivead. Õnneks oli nii, et see üritus alles tuli, vaata, sündmus alles tuli siis. Ja sündmus alles tuli, aga meil oli juba kuu aega enne juba, davai, ta läheb, ta teeb ära, vaata, on ju. Ja siis on olnud igasuguseid kommunikatsioonivigu, kus näiteks klient saadab päringu ja nüüd ma olen õppinud seda, et alati kinnita üle, kui klient ei vasta, siis küsi üle. Tere, kas pidu toimub, me ei ole teilt infot saanud. Andke märku, kui leidsite teise teenusepakkuja, on ju. Sest et see 3. punkt oli mul niimoodi, kus mina saadan hinnapakkumise välja. Klient ei vasta, unustas ära, arvas oma peas, et ta mulle vastas. Ja siis ütleb, jõu, kus olete. Sorry, mul ei ole keegi mitte midagi öelnud. On ju? Et igasuguseid, ütleme, et inimestega suhtlemisel tekib tohutult palju erroreid. Te ei kujuta ette, kui palju erroreid tekib. Kommunikatsioonivigu on tohutult palju. Et hästi tuleb jälgida. Ja siit nagu kõige tähtsam juhtimisõppetund. Pane kõik asjad detailselt kirja. Ja küsi kliendilt kõik üle. Kui kauaks, mis karakter, mida sa tahad, ka tegevused, mis tegevusi ma teen. Kliente on igasuguseid.
tahan mingit asja teha ja äkki talle ei sobi. Mul on üldjuhul klientidega väga vedanud, mul on nagu superägedad kliendid, täiesti nagu inimesed on nii ägedad, kes on mu kliendid olnud, et ma nagu kaifin täiega, aga sellised suured üritused, 7 tundi, 8 tundi, nüüd on 31, on meil 8 üritust ühel päeval, kõik tuleb üle küsida, kõik haldamised, kõik. Et see on see juhtimisvead, millest sa kogu aeg õpid. Aga need on olnud väga valusad, kui sa oled ise teinud vea. Nii et ma olen ikkagi mõelnud küll, et kõik panen pillid kotti ja kui ikkagi lugeda ei oska, mida klient kirjutab, siis äkki ei tasuks seda tööd teha. Ma olen ka seda reaalselt mõelnud. Vot, nii et selge kommunikatsioon kõigi osapoolte vahel on ikkagi top 1. Kas sul on juhtimisvea kohta mingi kommentaar, mingi mõte, sest ma võtan, siin tuleb veel igasugu põnevaid vigu. Oi, Ketlin, väga hea, et sa energia tõmbab häid kliente, see on hea. Ja häid inimesi, ma võin öelda ka, mul on väga ägedad inimesed. Su enda energia tõmbab. Väga lahe, see on äge. Eleriga kirjutab praegu midagi, et ma ootan ära, mis sa mulle kirjutad. Mulle tundus, et keegi nagu, ei olnud, siuke tunne, nagu keegi oleks öelnud midagi, Keller ütles. Ei, tal ei kõla. Ei olnud jah. Kuidas sa muidu neid lahendanud oled, mis seal oli? Juhtimisvigu või? Jah, neid, mis sa praegu sealt välja nagu tõid, et kuidas sa lahendused oled leidnud? Ma olen lahendused niimoodi leidnud, et ma absoluutselt, kui mul tuleb mingi asi sisse ja soovitan kõikidele ka, igal pool päriselt Google kalender on mu top 1 töövahend. Kõik asjad, mis on, ma panen kõik kirja, ma panen kirja ka päringud, et tuli päring sisse või VB võib-olla, ma ei tea, kas see on. Küsi üle, uuri üle, kommunikeeri üle, kõik asjad hästi detailselt kirja, sest et teate, mu aju ei ole prügikast. Mul läheb täiega meelest. Mul on olnud olukord päriselt ka, te ei kujuta ette, mul on olnud selline olukord, et ma tulen reisilt. Mul on telefoni teel, oled olnud tööpäevast väsinud, sest ma tegin seda ju põhitöö kõrvalt. Õhtu kell 5 helistab mulle klient, ütleb, et kas sa saad mingiks selleks kuupäevaks kedagi saata. Ma jaa, saan. Saan. Ütlen iseenda Elerin, sa paned pärast kirja. Ja siis ma mäletan, mul oli reis. Ma tulen reisilt koju, ma mäletan, ma olen Maxima poes, mul on suur korv. Mõtlen juba selle peale, et kui hea, et ma olen jõle väsinud, et ostaks nüüd koju süüa, pole nädal aega kodus olnud, on ju, ja nii mõnus, et rahulikult väntan seal poes. Ja siis helistab mulle klient. Kell on 3. Lotte pidi olema, kus on? Ja mul oli niimoodi, mida? Ma ei ole põhimõtteliselt, kodumaad enda jalge peal tundnudki. Ja mul pidi mingi Lotte olema. Kellel, kuidas? Kus see info kadus nagu? Kes, kuidas, mis on ju? Ja siis mul tuli meelde, ma olin nii väsinud, et ma lubasin kirja panna ja ei pannud. Ja siis oli mul kõne õele, sest et see oli Põlvas. Ütlesin õele, et davai, lenda laivi, lähed poole tunni pärast, kas sa saad ära teha, on ju. Ütleb, mul ei ole Lotte kostüümi. Okei, sest ma ütlen, et mul on kostüümitrall on ka vahepeal olnud, et pole Lotte kostüümi, mis siis saab, on ju. Vaatan, mis mul on, okei, sul on ükssarvik. Okei, lähed ükssarvikut tegema, helistan kliendile, vabandan välja, ütlen tõesti sellised nagu lihtsalt nagu meie viga, vaata, on ju, et ei pannud kirja ja teeme poole hinnaga, tuleb ükssarvik tegema, aga ta vähemalt tuleb. Nii et me ütleme niimoodi, et sellistel olukordadel, mis on minu enda vead, nüüd on neid ajaga vähemaks jäänud, sest et vaata läbi valu inimene õpib, siis ongi see, et kõik, mis on minu vead, ma võtan alati 100% vastutuse ja kliendilt tasu ei küsi. Mul on olnud ka üks olukord oli selline, kus klient ei jäänud ühe teenusega rahule, ühe töötajaga ja sealt ma ka ei võtnud nagu tasu. Et kliendil olid ootused teistsugused. Seal ka tugev kommunikatsiooni teema. Ja see on ka see, et ma
alati nagu jälgin, kes läheb tegema, kuidas läheb tegema, kõik, no ütleme, et aju nagu kogu aeg nagu jälgid, et see asi oleks ikkagi nagu pädev oma nime alt ja ma küsin alati tagasisidet ka, alati. Vot, need kõik kirja. Ütleme, et see juhtimisvead on valusad vead, on nagu valusad vead. Nendest sa õpid kõige nagu rohkem. Aga üks liik on veel ja see on kliendiga seotud naljad ja klientidega seotud apsakad. Sellised isegi, ma võin öelda isegi sellised nagu naljad. Ja kõige klassikalisem meie valdkonnas, millega sa pead toime tulema, on see, kui sulle laps ehk siis klient ütleb, et sa pole päris Elsa, sa pole päris Lotte, sa pole päris Ükssarvik. Sa ei ole mitte keegi. Seda on olnud. Sa lähed sinna, sa annad oma parima ja siis ei ole mitte keegi. Ja ma nüüd räägin teile oma elu esimesest Elsast. Kestis 3 tundi. See oli Põlvas, sest ma Põlvast alustasin. Olin gümnaasiumi värskelt lõpetanud. Nägin tohutult vaeva, tohutult. Ja siis sünnipäevalaps ütleb mulle, no ta oli suht nähvits, võib öelda tegelikult. Suhteliselt ikkagi sai 4, aga ta oli ka selline, et mulle ei meeldi see tort, mulle ei meeldi need külalised. Ta oli selline, mulle ei meeldi. Selline oli minu elu esimene Elsa. Ja siis ta vaatab mind ja ütleb, et sa ei ole päris Elsa. Ma mõtlesin, et mis mõttes? No sa ei ole päris Elsa. Päris Elsal ei ole see hammas siit viltu. Saate te aru? Päris Elsal ei ole see hammas siit viltu. Ja see on mulle surmani meelde. Okei, see laps ei ole süüdi, et mul täna breketid on, ju. aga see oli lihtsalt nagu, see pani mul lihtsalt nagu tõmbas mul ikkagi juhtmega nii kokku. Et sa lähed nagu elu esimest printsessi tegema ja sa saad juba puid, et sa ei ole mingi printsess. Vot, nii et, aga kuidas sa lahendad? Üritad nagu jällegi välja ujuda. Ujud välja. Ma ei mäleta, mida ma talle ütlesin. Ma ütlesin talle, et vahepeal on muutunud, vahepeal läks üks hammas viltu. No vahepeal läks, on ju. Täna lapsed ütlevad, et mis sul hamba peal on, ju, et sul on breketid. Nagu oleneb vanusest, ma ütlen, et need on võlukristallid. Võluvad kõik asjad ära, on ju. Et sellist asja küll, on ju, või näiteks, ma ei tea, vaata, kui oled 9 tundi lastega pipikostüümis möllanud, siis ikka juuksed hakkavad turritama kuskilt, on ju. No siis on sealt ka tulnud, et sa ei ole päris pipi, et sul on mingid teised juuksed siin all. Ja siis sa lihtsalt ajad nagu sousti suust välja, on ju, et ma ei tea, proovisin ka uut Head & Shouldersit, aga mõjus natuke teistmoodi ja no mida iganes ajad sellist nalja. Aga jah, Eleri pani ka laheda apsu siia täna, ta ikka nii väga ootas, ta kirjutas sinna chati, et ta nii väga ootas veebiseminari, et tuli kell 5 valmis. Ja, oli. Midagi pannud veel. Ja. Vaen Eleri, tund aega ootasid. Ja. Aga siis on kliendiga seotud üks nali veel, on see, et mis siis saab, kui sünnipäevalaps terve aeg nutab. Mul on olnud niimoodi korduvalt, kus ma pakun rõõmu, aga tegelikult sünnipäevalaps nutab. Telliti mind kunagi ühele poisile, kes ei teadnud pipist mitte midagi. Ja ta oli umbes niimoodi, et ma ei taha teda. Ma lihtsalt ei taha teda. Siis oli mul niimoodi, et ka algusaastatel, vaata, kus sa oled hästi habras ise ka, on ju, kus sünnipäevalapse ema tuli minu juurde, me olime leppinud, et me teeme 1,5 tundi. Sünnipäevalapse ema tuli minu juurde ütlema, et äkki me võiks tunni ajaga piirduda. No täna ma ei võtaks seda üldse isiklikult, aga tollal korral mõtlesin, et issand, kas ma nii halb, et 1,5 tundi ei kõlba, et peab vähendama või? Noh, saad aru, sa oled nii habras, et sa kujutad kõik ette endale juba. Või näiteks see,
kui ükskord oli hästi huvitav olukord, kus kliendiga seotud apsakad, firmapidu, 7 tundi. No seal oli natukene süüdi ikkagi see korraldaja, võib öelda, aga olukord oli selline, et oli Läti ettevõte ja Läti ettevõte ja seal oli tellitud siis üks korraldaja, eestlane, kes siis korraldas nagu firmapidu. Ja teate, mis karakterid siis Läti lastele telliti? Lottet. No tore ju, kõik võiksid Lottet teada. Ja nii äge, mina olen Lottena kohale ju, hei, vau, super äge onju. Ja mis te arvate, et Läti lapsed teavad, kes on Lotte või? Null, null, ligilähedalegi mitte. Ma lähen kohale, null kommunikatsiooni ja kõik on läti keeles. Ükski laps ei oska inglise keelt, ei oska vene keelt, null ja 7 tundi ja neil oli see, et ma oskasin ainult mingi salde jumps neile öelda nagu ja, ja vot see oli, ma ütlen, see oli väljakutse. Sa oled 7 tundi ja kuidas sa nendega siis mängid? Aga käte-jalgadega kõik saime hakkama ja nad olid ka et umbes, et kes sa selline oled. Proovi siis seletada, et ma olen Lotta see koer nagu see au-au onju. et hästi, no selliseid asju ikka on, ikka on. Siis nüüd viimane olukord, mul oli päris huvitav olukord, väga kummaline. Kuidas klient helistab mulle ja ütleb, et ma olen teie teenuse tellinud. Ma tegin teile veel ettemaksu, makske mulle 40 eurot tagasi. See oli, ma võin öelda teile mingi 2 nädalat tagasi olnud olukord. Kuidas kontrollisin järgi? See inimene ei olnud minu teenust tellinud. Lihtsalt oli üks inimene, kes ütles, et tehke mulle nagu tagasimakse. Et ma tegin ettemaksu. Ta ei olnud, ma mõtlesin, kas mina olen nagu fail'i teinud jälle, onju. Mitte ühtegi ei olnud päringutes, ei olnud panga väljavõttes, ei olnud mitte kuskil seda inimest. Lihtsalt oli mingi klient, kes, mina ei tea, mis raha tema tahtis kuskilt kokku ajada, aga lihtsalt, et umbes tehakse või keeras ise mingi nagu vea kokku. Nii et väga tuleb jälgida, detailselt jälgige asju. Suller jah, et mega detailselt. Ehk siis siin ongi soovitus, et jää ise rahulikuks, kui tuleb sul mingi fail, mis paneb sul nagu jälle seesama tunne, et selja tõmbab kohe märjaks, vaata, sul on ärevus sees. Kui sul on mingi apsakas, midagi juhtub, onju, minul on niimoodi, mul tõmbab kohe ärevuse peale. Ma olen hästi rahulik küll, aga mul on see, et okei, mis nüüd saab, kuidas me lahendame, onju, kuidas me lahendame. Ma ei ole oma loomult selline, et mul tõmbaks see olukord pikali maha, et nüüd on nagu kõik või nüüd on halvasti, onju. Aga et kuidas me lahendame selle olukorra ära, sest see on paha tunne ja see paha tunne närib, onju. Nii et rahulikuks jäämine on kõige parem. Mul on olnud mul on olnud selliseid sünnipäevi ja üritusi, kus ma olen tundnud, et ma ei ole nagu teinud hästi, kus ma ei ole saanud energiat, ei ole saanud tagasi kliendilt. Ehk siis ma võin öelda tegelikult ka, mul on, noh, ma olen aus, ma ütlen, et mul on olnud selliseid üritusi täiesti ausalt, kus on olnud väga halvasti käituvaid lapsi ja väga ebameeldivaid lapsevanemaid, kus sa pigem vaata, on olnud sünnipäevi, kus on niimoodi, et jee, sa oled staar ja sinuga käitutakse väga hästi. Aga on olnud ka üritusi, kus sa oled umbes niimoodi, et noh, võta mu väntsik ja toimeta temaga. Tore, et tulid, aga paremat ära lähed. Sellist ülbust, sellist üleolevat suhtumist ma olen tajunud ka mõnel korral. Ja siis ma olen küll mõelnud, et vot sellistel juhtudel võiks küll ameti maha panna. Sest et jällegi see raha ei ole seda väärt, seda, et sa annad oma energia ja siis on laps on selline ka, et jälle, mis sa tahad, mis sa nagu vaata nagu ei tööta või nagu noh, paha tunne on. Kas sul on nagu seost sellega ka, et milline, mina olen küll täheldanud, aga põhimõtteliselt see, millised on vanemad lapsed samasugused? On.
Ja on. Enamus, enamus nii on. Kui on chillid vanemad, oi kui chillid lapsed, oi kui chillid. Täna ma tunnen ausalt, et ma saan iga lapsega ülihästi hakkama, pole probleemi. Mina täna võin öelda ikkagi väga suurel määral toitun ikkagi ka väga lastevanemate pilkudest ja lastevanematega kontaktist. Kui me oleme nagu see on see, et jess nagu noh, et sest lapsevanem saab aru, mis tema lapsele ka meeldib, onju. Et jah, minu jaoks on nagu kõige ägedam on ikkagi see ühine energia, mis tekib. Ja kui seda ei teki, siis on vahepeal paha tunne. mina tahan öelda, et nüüd, kes praegu kuulavad ja kes ka järele kuulavad, siis mina olen tellinud 5 aastat järjest mängujuhte ja sel aastal tellisin Eleriini teenuse ja no see lihtsalt, see on nagu nii suur vahe nagu mängujuhtidele selles energias ja kõiges, et see, kuidas ise ja su õed toimetate, see on lihtsalt nagu fantastiline, sest et see oli nagu, ma olin nagu kinos, see oli nagu vaatamisväärsus täielik, muidu ka näed, et on ja nüüd ma jälgin ka põnevusega veel, sest noh, sinu veebiseminaridel käin ja siis ma eile käisin ühel lapse sünnipäeval ja siis ma lihtsalt vaatasin, mis seal mängujuht teeb. see oli nagu energiast tühi, aga siis, kui teie tulid nagu, sul õde veel tuli laivi vaata, onju, siis see oli lihtsalt nagu nii võimas, et ma nägin, kuidas kõik lapsed olid lummatud, terve see mängutuba oli kaasas, seal sihuke tunne oli, et ainult need ühed, onju. et see energia ikka, kust te seda võtate, see on hästi nagu võimas ja kui professionaalne, millised eeltööd, et see on nagu noh, tõesti, et kuidagi sobis praegu siia vahele see öelda. ja ma saangi aru, see on tulnud eelnevate apsude arvelt, sellepärast et muidu ei saaks nii võimas olla. On absoluutselt ja see on ka see, et kõige tähtsam asi on haldus, ma ütlen haldusteenus või haldus. sa pead neid lapsi haldama, see on otseses mõttes onju. ma käisin nüüd üliägedal sünnipäeval. mul on juba nüüd niimoodi, et ma käin väiksematel sünnipäevadel suht harva. vahepeal on lihtsalt see, kus kliendid ütlevad, et tahaks bossi saada nagu ütlevadki, et boss, tule kohale. Siis ei ole midagi, kui nii küsitakse, siis sa lähed onju ise ka onju tegema ja, ja siis nüüd ma käisin ka ja see oli nädal tagasi. See oli nädal tagasi teisipäeval ja teate, mis päev mul oli või? Mul oli ikka crazy. mul ei ole sellist andmist veel olnud. mul oli teisipäeval, ma olin koolis tööl, siis ma läksin kella 5 läksin Tartu Ülikooli Kliinikumi seda tegema ükssarvikut. mul on vahepeal on nagu lastekliinikumis on ükssarvikute tegemine ja pärast lastekliinikumit kell 7 läksin sünnipäeva tegema 7:30–9, 1,5 tundi. Täis nagu täielik nagu hommikul 6 juba üleval ja te arvate, et ma ei olnud nagu autosõidu ajal väsinud või? Ma olin ikka väga väsinud, aga ma ütlen teile ühte asja. Kui sa lähed uksest sisse, siis su töö on selline, et sa juba selle adrenaliinipaugu pealt, sa teed selle, ma võin öelda seda, et ma tegin nagu sellise energiaga, et ma nautisin täiega, sest need lapsed, nad olid 4-aastased, ma olin staar ja ma ei tea, mis staarikeel mul on, aga kui ikka keegi pakub mulle lava, siis I am in nagu. ja ma sain sellest aru nagu naljaga pooleks nagu päriselt, et see oli nagu nii naljakas, et ma olin nii läbi, aga ma panin täiega ja muusikat ja kõike ja vot see tunne oli pärast nii hea, sest et ma juba nägin oma inimesi, kellega ma olen ühistel pidudel, vaata ju no laste sünnipäevadel nagu kokku saanud ja vot see ongi nüüd üks koht, ma võin teile öelda, et ettevõtte juhina ja ka töötajana, kui sind väärtustatakse, siis sa võid olla puruväsinud, aga sa annad endast maksimumi. kui sa tunned, et mind väärtustatakse ja vot seal ma seda tundsin ja mul oli niimoodi, et I m yours nagu, kui sa mind hoiad, ma hoian sind ka nagu ja see on alati see, et see on nagu, see on juhina ka on ju, Ketlin, ja ma arvan, et kõik, kes me siin juhi valdkonnas tegutseme, et väärtustame omasid
ja siis nad annavad meile kõike tagasi ka. Nii, aga kui me räägime sellistest keerulistest olukordadest, sellised, oi, jagan ikka ekraani, jagan küll jah, nii, et siis see rahulikuks jäämine on oluline ja kui laps sul kogu aeg nutab ja nutab ja nutab ja on selline nagu selline paras suslik on ju ja näeb ainult negatiivsust, siis visku üks hea nali. Alati ma ütlen, naljad alati päästavad päeva. Kui su emana on sul kodu jonniv laps, mul igapäevane, no mitte päris iga päev, aga ikka ülepäeviti ikka tekib seda kolmesel, siis keera tähelepanu mujale, pane talle tähelepanu mujale ja lihtsalt viska üks hea vimka, see alati aitab. ja kui on sellised ikkagi kliendiga seotud probleemid, on ju, kus on kommunikatsiooniprobleemid ja sellised keerukused nagu mul see raha küsimise asi, siis selgita olukord välja ja ole viisakas, on ju, alati viisakus nagu loeb. Mul on olnud apsakaid seotud ka keskkonnaga, sest et ma ütlen teile tõsiselt, kui sa tahad saada mängujuhiks, siis top üks asi, mis sul peab olema, on loovus ja paindlikkus. Ja see, et sa pead olema out of the box ehk siis kastist välja inimene. Kui sa oled nagu selline nagu noh, nagu mingi detaili inimene, siis sa ei saa seda teha, sest et ma võin saata su igale poole sõna otseses mõttes, mängutubadesse, kus sa ei ole käinud. Inimesed ei tule toime teadmatusega. Aga mängujuht peab töötama teadmatusega ja see teadmatus ei tohi sind hirmutada. Minu töö on teadmatusesse sukeldumine ja ma teen seda terve elu teinud ja teen veel hullemaid asju ka, sukeldun teadmatusesse nüüd ka, sest vaata kui huvitav, ma olen seda nii palju katsetanud, sellepärast ma teengi seda tegelikult loogiline on ju. Küll te varsti kuulete, millest ma räägin. Kunagi varsti. Aga seesama teema, et see sukeldumine teadmatusesse ja ma räägin siis, mis on need naljakad apsud olnud. Meil on olnud pidu telgis, meil on olnud pidu vihmas, meil on olnud pidu väikeses koridoris 4x4 või mis asja, meeter korda meeter on ju. Proovi teha seal mänge, kui sul on kõik õueasjad kaasa võetud. Mul on olnud pidu ka kuulsustega, kus on fancy'd kuulsused on ju. Proovi siis teha nagu mingeid ägedaid mänge. Sa pead nagu inimestena võtma, ega nad on ka tavalised inimesed ja tegelikult ongi. Tegelikult neil on jumala poogen. Heas mõttes. Nii et keskkond loeb. Ma olen olnud päriselt ühes pulbas, kus oli mul sõjaväetelk, kus oli nagu räige kummilõhn, nagu sõjaväetelgi kumm, nagu see oli nagu põletatud kumm nagu ja siis proovi seal teha. Aga me ei teinudki seal, me tegime väljas. Et igasuguseid olukordi on olnud, igasuguseid. Ja kuidas ta siis sellega toime tuled, et sul on töövahendid ühed, aga sul oleks vaja midagi hoopis muud. Ehk siis paindlikkus. Sul peab kogu aeg genereerima, mis mänge ma nüüd teen, kuidas ma nüüd teen, mis tegevus võiks millele eelneda, järgneda, kui ma ei saa seda teha. On ju? Ja see keskkonna ärakasutamine ka, et sul ei pea olema väga palju asju, aga kuidas seda keskkonda ära kasutada? Ma toon teile näite. Edeni perepäev. Just käisin laupäeval tegemas. On ju? Seal oli vanasti väga palju ruumi. Nüüd on seal kõik suured poed ja mul ei ole ruumi seal teha. Kuidas sa haldad massi, kui sul ei ole ruumi? Sa ei tohi nagu paanikasse minna sellest. Sa pead nagu ära tegema. Ja siis proovidki kuidagi, sa pead juba niimoodi tööd tegema, et kui sa lähed nagu keikat tegema ja asukohta vaatama, siis sa pead juba pilguga vaatama, kus ma saaks midagi teha. Ja nii su pilk peabki käima. Me lähme kvartalisse tegema perepäeva nüüd ja ma homme lähen kvartali juhiga kokku saama ja vestlema, et ma vaatan ennem üle koha, kus midagi teha. Jällegi, see on seesama teema, ole tark ja tee eeltöö ära.
nii et sul ei oleks pärast selliseid apsakaid, et ops, mis nüüd saab, onju. nii et ole paindlik, ole loov ja jää alati rahulikuks. Kas sul on mingid küsimused seoses nende teguritega, et keskkond, kliendid ja sellised juhtimisvead? Need on sellised apsakad, sellised suuremad olukorrad. On sul küsimusi või võime edasi minna? Lähme edasi. Mul on olnud algusaastatel tõesti päris palju selliseid tundeid ja mõtteid, et see on olnud maailma kõige hullem sünnipäev ja ma ei tee. Mul on hästi tugevalt 2 sünnipäeva meeles, kus ma mäletan, et ma läksin koju ja ma ütlesin, mida siis teen, kui lapsed pole sinuga mängimist huvitatud. Ega ma võin sulle seda öelda, et see on nüüd huvitav küsimus, sellepärast et tegelikult lapsed on ju erinevad, on ju. Ma ütlen nii, alati on keegi, kes tuleb mängima, alati. Mul ei ole olnud kogemus, kus mitte keegi ei tule, kas või 2 last. Lätis lätlased ei teadnud, kes ma olen, 2 Läti poissi mängisid minuga lõpuni välja tegelikult. Ma ei suru, ma teen tegevusi, mis nemad teha tahavad. Ehk siis, kui nemad ei taha minu mängu mängida, siis mängin mina seda, mida nemad tahavad mängida. Kui nad mind üldse ei taha, mul ei ole olnud seda olukorda päriselt, kus mind üldse ei soovita nagu, siis ma lihtsalt ujun ikka kuidagi nende juurde. Ma mõtlen ka mängutoas, siis ma võin öelda teile ühe hea triki, siis lihtsalt hakka nendega juttu rääkima. Ja nad tulevad ikka su juurde. Sest et alguses nagu sa pead seda kontakti looma. See on see teema. Aga mul on olnud elus paar korda, kus mul on sünnipäeva, kus ma mäletan, kui ma gümnaasiumis maal veel kodus elasin, meil vanemate juures ütlesin, et ma ei tee seda enam mitte kunagi, sest mul oli tunne, et ma ei saanud vaata sealt seda energiat tagasi. Mida siis teha, kui sul on maailma kõige hullem sünnipäev? Küsimus on tegelikult lihtsamast lihtsam ja küsimus ongi mõtteviisis. Kui ma oleks paar korda päriselt ka, kui ma mõtlesin, ma nii hästi meeles, ma olin nii pettunud, istusime auto tagaistmel veel, isa tuli mul järgi, küsis, kuidas läks. Ma ütlesin, et see oli õudne. Et see oli õudne nagu. Ja sest on ju, nagu ei ole lust ja lillepidu elu reaalselt. On sünnipäevi, mis ei ole meeldivad ka. Neid on õnneks ülivähe, aga neid on. Kus sul ei jää head tunnet. Siis kujutage ette, kui ma oleks alla andnud. Nagu ma praegu tõesti kõva häälega mõtlen, et täiesti siiralt ja ausalt, et kui ma oleks alla andnud, siis ma ei oleks täna üldse siin, kus ma olen. Absoluutselt mitte. Et ma olen tegelikult selle valdkonnaga nii palju saavutanud ja see täna on ikkagi töökoht ikkagi väga paljudele ja see on mu töökoht on tudengitele, see on töökoht mu õdedele. See on nagu ja ma olen käinud kohtades, kus ma ei oleks mitte kunagi arvanud, et ma käin ja tutvunud valdkonna inimestega, kes on ülilahedad inimesed, saanud päriselt eluaegseid sõpru. Et see on kõik mõtteviisis. Nii et nii on. Täitsa lõpp, ma ütlen, aeg läheb nii ruttu. Aga ma tahan sulle tutvustada 2 mõtteviisi, kui sa tead. On olemas 2 sorti mõtteviisi, on olemas fixed mindset ehk siis kinnine mõtteviis ja on olemas growth mindset ehk siis arengule suunatud mõtteviis. Ma päriselt ka soovitan teil lugeda mõtteviisi raamatuid. Ma otsin need välja, ma saadan teile, kui ma panen järelvaatamise lingi, ma saadan need raamatud teile ka, need raamatute nimekirjad, mul on need kõik töö juures olemas. Ja ma tõesti soovitan, sest et sõbrad, ausalt, ma täna rääkisin sellest koolis ka 7. klassile. Kui sa tahad olla edukas, kui sa päriselt tahad olla edukas, sa tahad oma unistusi eesmärke täita, siis ainult
ainult tööta sellega, et sa oma mõtteviisi muudaksid arengule suunatud mõtteviisiks, et sa mõtleksid teistmoodi. Ja mida iseloomustab siis arengu mõtteviis? Arengu mõtteviis on selline mõtteviis, kus sa päriselt usud sellesse, et vead on õppimiseks. Kui sa päriselt usud sellesse, et ma pingutan, ma saan hakkama. Kui sa võtad vastu tagasisidet, et kasvada, kui sa proovid uusi asju, isegi kui see on raske, kui sa mõtled, et davai, ma failin, aga who cares? Savi, ma võin ju failida, ma olen ka kõigest inimene, on ju. Ma ei pea kõigile meeldima, ma proovin, ma katsetan, õpin, proovin, läks diet nihu, suva, alustan uuesti, on ju näiteks. sõin selle krõpsupaki ära, no mis siis, homme teen porgandi, mingeid häid toitu porgandist, no mis siis? Et ma alustan, ma proovin, ma jätkan, ma nagu toimetan, on ju. Kinnistunud mõtteviisiga inimesed on sellised, kes arvavadki seda, ma toon ennast teile praegu letti, sest et mina olen olnud selline ka. Mina matemaatikat mitte kunagi ei oska, mina reaalaineid ei puutu ega näpi. Mina ei ole loogika inimene, mina olen, ma ei tea, muu inimene, on ju. Mulle need süsteemid, mina näiteks, mulle neid süsteeme vaja ei ole, ma ei tea, on ju, et süsteemid ja asjad ei ole päris nagu see. Või näiteks see, et ma ei tea, finantsasjad, no ma ei tea, mingid sellised nagu, et see ei ole mina seda ei tee, on ju. Või et ma väldin kriitikat, võtan seda isiklikult või keegi midagi halvasti ütleb, ma olen kohe nagu mingi turris jänes, et mis asja sa mulle nii ütlesid, on ju. Või ma arvan seda, et ma ei arene, et olen eluaeg olnud sotsiaalpedagoog ja ma jään surmani sotsiaalpedagoogiks, sest ma tean, et ma ei oska elus mitte midagi muud teha. Näiteks. Või ma ei tahagi mingeid väljakutseid sellepärast, et mul on hirm ebaõnnestuda. Ja palun vaadake, kui palju on kinnise mõtteviisiga mõtteid teie peas. Jälgige, kodutöö sulle on see, et palun jälgi seda, kuidas sa endaga räägid, milliseid mõtteid sa iseendast ja oma elust mõtled. Ja see laieneb kõikjale, inimesed, kuulake, see laieneb kõikjale. Kas ma olengi väärt seda elu, nagu ma olen väärt? Ma ei leiagi kunagi endale, ma ei tea, ideaalset meest, sest et ma ei ole seda väärt või et las ta olla, on ju. Või ma ei tahagi teiste edu vaadata, ma ei tahagi scrollida kuskil sotsiaalmeedias, sest et nad ajavad mind närvi, sest et neil on kõigil nii, neil on palju ilusam keha, neil on palju ilus kodu, neil on palju raha või ma tahan ka maja, sest kõik elavad majas. Halloo. Täiesti mõttetu asi, täiesti. See on kinnistunud mõtteviis. Sul on oma elu, sul on omad väljakutsed, sul on omad omadused, mis on sinul nagu kõige ägedamad omadused. Sul on endal kõik olemas, et jõuda sinna, kuhu sa ise jõuda tahad. Küsimus on selles, kus maal sa oled ja millises tsoonis sa täna oled. See on siin õppimise ja sellise mugavustsooni ring. On 4 tsooni, ma olen seda, oi jumal, kui palju rääkinud. On 4 tsooni. Comfort zone ehk siis mugavustsoon, kus me tunneme ennast tohutult hästi. Nii kui me hakkame tegema midagi, mis on meile natukene ebamugav, mis on meile uus, jõuame me hirmutsooni, mis on see fear zone. Ja see hirmutsoon on selline tsoon, kus me oleme tohutult nagu mõjutatud teiste inimeste arvamusest. Kus me otsime nagu vabandusi, et mitte asju teha ja meil puudub enesekindlus. Sest et me tunneme täiesti sabinat. Te ei kujuta ette, kui palju ma olen olnud ettevõtluse teemal hirmutsoonis. Te ei kujuta ette. Te ei kujuta ette, kui palju ma olen istunud parklas kostüüm seljas ja mõelnud, et ma ei taha sinna sisse minna. Sest kõik vaatavad mind. Päriselt ka. Või näiteks ma toon teile koolitusvaldkonnast. Te ei kujuta ette, kui palju ma olen tundnud hirmu, et läinud tegema koolitust, sest et mõelnud, et äkki ma ei saa hakkama, sest teised arvavad, et issand, kes ma selline olen, et ma olen nii loll. Mul on, vaadake, minu kinnistunud mõtteviis
on olnud see, et ma olen rumal ja ma ei oska asju. Ja nagu selline nagu uskumus. Ah, miks mina? Ah, ma ei ole oluline. Hästi palju mul on seda elus olnud. Ma ei ole oluline. Teised on alati tähtsamad kui mina. Jalaga kõigile selle jutu peale. Ei, nagu heas mõttes, mitte halvas mõttes. ei, selliseid asju sa ei tohi mõeldagi, sellepärast et see ei vii sind arengusse. Ebamugavustunne on normaalne. See fear zone'is olek on normaalne. Kui sa tunned hirmu, kuula nüüd. Järelikult sa pead seda tegema. Teate, kui palju ma olen hirmu tundnud? Ma olen läinud juhtimist tegema ettevõtjatele, väga kõvadele ettevõtjatele, kus ma olen mõelnud, et kes ma olen mitte keegi. Ja lõpuks suhtled nendega niimoodi, et sa oled võrdväärne. Nagu mul on hästi palju seda enda pisendamist olnud. Ja see on seesama asi, mine hirmust üle, astu hirmust üle. Ma olen see lause kogu aeg on mind kõnetanud, astu hirmust läbi, tunneta see hirm ära, tunneta seda enda kehas ja mine läbi. Ja vot siis jõuad sa sellesse learning zone'i, mis ongi see õppimise tsoon. Ja vot seal ongi see, kui sa hakkad probleeme lahendama, sa tegeled nendega, sa saavutad uusi oskusi, sa laiendad oma mugavustsooni. Sa tunned seda tunnet, et ma ei ole veel nagu kõige nagu paremas kohas, aga ma õpin. Ma õpin ka raamatupidamise asju. Ma õpin ka, üks fail ju. Tšeki majandusettevõtjana. Mine hulluks. Nagu hullumaja. On ju, Ketlin, tšeki majandamine? On ju? Midagi kadunud on, siis on hullumaja. Te kujuta ette. Mul on raamatupidaja saatnud, mul on mitmeid lehekülgi nagu Exceli tabelid Elering, kus tšekid on. On ju? Ja siis aja neid tšekke taga. Aga vaata, nüüd ma olen õppinud. Näed, see new skills, acquire new skills ehk siis uued oskused, täpsus, loogika, süsteemid. Ma hakkan arenema, on ju, iga kord. Ja nii ongi läbi valu, läbi enda, läbi pettumus iseenda, sest ei kujuta ette. Ma olen hoidnud peast kinni ja ma olen, et miks sa Eleri nii loll oled, miks sa neid tšekke pole üles pildistanud? Miks sa nii udu oled, on ju? Noh, aga sa õpid nii. Ja vot siis, kui sa õpid, vot siis sa jõuad sinna arengutsooni, growth zone'i. Ja nagu ma täna olen seal, live dreams, no seda me veel nagu elame veel võimsamalt, aga seesama, et mul on see nagu see purpose ehk siis see eesmärk, see ajend, ma näen, ma tean täpselt, kuhu ma lähen. Mul on seesama set new goals, ma tean, kuhu ma lähen. Ma tean täna, milleks ma võimeline olen, sest ma olen neid ämbreid kolistanud, no ikka nii, et paha hakkab. Ma olen koolitajana seda teinud. Ma olen ettevõtjana seda teinud ja ma ütlen seda, et ma veel teen neid veel, sest et need ämbrid peavadki tulema selleks, et sa saaksid areneda ja õppida. Aga nüüd sa lihtsalt tead ja kuidagi nagu mõtled nagu süsteemsemalt või mõtledki ette mingeid asju, sest ega meie ajus tekivad ka ju ühendid, närviühendid ja need ei teki ju kohe. Läbi vigade kordamiste tekivad meil uued ühendid. Nii et minu küsimus sulle on see, et milline on sinu sisekõne? Mismoodi sina iseendaga räägid? Kas sa räägid endaga nagu arengumõtteviisi, nagu growth mindset'i inimene, et davai, challenges helps me grow, on ju, et väljakutsed aitavad mul kasvada, ma saan hakkama, mul tuleb täna hea päev, isegi kui ma tean, kui crazy mu päev on ju, aga mul on väljakutse, ma üritan anda endast parima, isegi kui ma fail'in. Ma proovin uusi asju, ma ei löö risti ette, on ju, ma ei räägi mingit vana lugu nagu mingid vanad inimesed, teate küll, on ju, nagu sellised vanad inimesed, et noh, ma ei tea, Mari oli juba kooliaegu selline ja Jüri oli juba kooliaegu selline ja nende lapsed on ka kooliaegu kõik sellised ja ema piimaga kaasa antud ja et ma ei räägi seda lugu. Et sina saad ise oma lugu kirjutada. Saad aru?
või ma olen seal nagu kinnises mõtteviisis, et mis mina, kes ma olen selline. Tagasihoidlikkus on ju voorus, öeldakse. Või et mis väljakutsed, ma lihtsalt kõduren ja olen lihtsalt nagu olen. Ehk siis, milline on sinu sisekõne iseendast? Ehk siis, kuidas tõusta, kui sa oled kukkunud? Ütlen teile tõsiselt, eluraskused on mul üle elatud, erinevaid, ja võin teile nagu öelda, et top 1 on see, et ükskõik kui mudas sa ka ei ole, sõna otseses mõttes, sa pead iseendast hästi rääkima. Ma räägin sellest praegu niimoodi, et mul on reaalselt nagu, ma tunnen, kuidas mu süda nagu lihtsalt nagu tahab sulle seda öelda, et räägi iseendast nagu päriselt hästi. Ütle endale nagu päriselt hästi. Kui sina aitäh sulle, Marianne. Kui sina ei hoia iseennast, ei hoia sind täna mitte keegi. Sa õpi ennast hoidma. Sa oled enda kõige suurem ressurss. Sa oled oma lastele kõige suurem ressurss, sa oled oma kaaslasele kõige suurem ressurss. Usalda iseennast. Päriselt usalda. Kui sul on tunne enda sees õige, et sa tahad midagi teha, mis tundub imelik, mis tundub crazy, mis tundub võib-olla teistele vastuvõetamatu, siis ära kuula neid. Aja oma rida. Te ei kujuta ette, mulle on ka öeldud igasugu asju. Mis kome, no mul on kõike öeldud ju, jumal. Noh, mul jumala suva, ma ajan ikka oma asja. Ma ajan veel nii palju, et mind nagu, mul ükskõik nagu. Aga see tuleb alati läbi valu. See, kui sa jõuad oma elus sinnani, et sind ei huvita teiste arvamus, siis sa oled päriselt vaba. Päriselt. Aga sinnani jõudmine, see on väga valus protsess. Ja hoolitse palun iseenda eest. Trenn, sõbrad, toit, uni. Kui sa oled kukkunud, kui sa päriselt oled tundnud häbitunnet. Häbitunne on kohutav tunne, see on õudne tunne. Sa tahad maa alla vajuda ja sa ei taha mitte kunagi välja tulla. See on minu jaoks üks kohutavamaid tundeid. Lein on ka selline. Hästi tugevad valutunded on kohutavad tunded. Aga vot, kassi need tunded ära. Aga vot, kui sa hakkad välja ronima ja seal ronimise ajal, siis hakkage enda eest hoolitsema. Kõik toidud, asjad, kõik asjad hakka tegema. Ja vot samal ajal seage endale unistusi, eesmärke, sihte ja naudi kogu seda protsessi. Päriselt naudi. Sa ei kujuta ette, kui palju, ma võin öelda sulle ühte asja. Sa ei kujuta ette, kui palju sa suudad kanda, kui sa need raskused oled üle elanud. Tegelikult ei murra sind mitte miski maha. Mitte miski. Ja sa lõpuks avastadki seda, et ma saangi tänulikkust tunda ka siis, kui ma võtan näiteks klaasi vett ja joon vett janu kustutamiseks. Isegi kui maailm mu ümber põleb ja kõik on väga halvasti, siis võta klaas vett, joo vett ja tunnetad, et issand, ma saan puhast vett juua, et ma olen selle üle ka tänulik. Väikesed asjad, täna on päike väljas, pungad lähevad lehte. Ma olen selle üle ka tänulik. On ju? Et pisikesed asjad ja need tegelikult elus loevad. Ja kõige tähtsam asi selle kõige juures on see, et sa räägiksid iseendaga, et sa mõtleksid iseendast enesekindlalt, sa mõtleksid iseendast hästi, et sa ütleksid iseendale, et ma olen piisav ja oluline täpselt sellisena, nagu ma olen. Et sa seda kordaksid pidevalt ja pidevalt. Oled selline, nagu ma olen. Kotipüksid, pidžaamapüksid kodus jalas, Zoomis praegu, kus iganes sa oled, kuskil pikutad, on ju, teki all, on ju, või diivani peal. Sa oled piisav ja oluline täpselt sellisena, nagu sa oled. Amen, tahaks selle peale öelda praegu. Vot. Ja nii sa saadki failidest õppida ja nii sa saadki tõusta, kui sa sead ennast esikohale.
ja kui sa nagu päriselt sellist arengu mõtteviisi nagu praktiseerid. on sul küsimusi? Väga pikalt, täna ei olnud üldse aruteluks jäänud aega, aga on sul mingeid küsimusi, teeme lõpuringi. Mõtteid võid lausa öelda. inimesed jälle mõtlevad, äkki kellelgi, ma mõtlesin, et ma olen jälle see esimene julge, kes siis, mina tahan lihtsalt öelda, Elerin, sulle seda, et sa oled hästi inspireeriv ja see, et sa julged rääkida oma apsudest, see näitab, kui palju sa oled tegelikult üle elanud. sellepärast, et enamus inimesed lihtsalt ei tee seda, sest et ei ole veel kogu protsessi nii-öelda läbi veel tehtud. ja see on nagu mega inspireeriv, lisaks sellele, et sa räägid apsudest, sa annad inimestele sellist ka mõnusat suuremat usku võib-olla iseendasse, mingisuguseid suuremaid uusi otsuseid tegema elus. ja et kõik on seotud, sa oled üks tervik. et nii äge on sind kuulata ja teisalt on ka näha ja nagu ma ka veebiseminari alguses ütlesin, et sa oledki staar. selliseid staare meil on väga-väga-väga vaja, sellepärast et need staarid inspireerivadki täpselt nii, nagu sa asju ajad, nii et ja sellepärast läheb ka aeg kiiresti. ka see veebiseminaril läheb hästi kiiresti sinu enda jaoks ja meie jaoks ka, sest teema on põnev, sest sa räägid ehedalt ja sa räägid päris elust. ja mina tahan sind lihtsalt tänada selle eest ja nüüd ma juba näen, et teised ka chati juba kommenteerivad. ehk et ääretult võimas sinusugust inimest ja kõike seda, mida sa lavadel teed, ükskõik millistel lavadel, siis seda on väga vaja, sest sa teed lastevanemate, laste elu paremaks ja väga tugevalt mõjutad ka ettevõtjate elusid, sest et arengud käivad väga tihti läbi sündmuste. nii et mina täiega tänan. Põnevusega kuulad, mis teised ütlevad. Aitäh sulle, Ketlin, aitäh sulle, Anneli ka ja Anneli, ma väga tervitan sind ja ma hoian sulle täiega pöialt ja ma, Anneli, jälgin sind. ma ütlen tõsiselt, teate, mis on ettevõtjate ja sellise nagu loomeinimeste üks asi on see, et vähemalt ettevõtjate puhul küll, ma ei ole kohanud, ma ei tea, Ketlin, okei, võib-olla Ketlin, sina oled, on ju, sa oled nagu teises vallas natukene, aga ma ei ole ettevõtjate või loomeinimeste puhul tajunud kadedust. ma elan alati, mina näiteks, ma elan täiega kaasa teistele tegijatele, kes teevad, kes midagi loovad, on ju, kes raamatuid kirjutavad, kes midagi teevad suuremalt, midagi oma nimega teevad. ma elan nagu kogu südamest kaasa, isegi kui ta on minu valdkonna inimene või justkui a la konkurent, on ju, siis mul on jällegi ükskõik, sest et jumal küll, inimesi on maailmas nii palju, Eestis nii palju, et, et, et jah. ja nii jah, oota, aga mis mu point oli Anneliga seoses, nii et Anneli, ma tean, et sa teed nii ägedaid asju, ma elan selle täiega kaasa selles mõttes, vot Eleri ja just, Eleri, väga õige, just, ja see on okei. see on täiesti okei. närv on sees, see on fine. kuule, kuulge, ma toon väikese nalja veel, onju. ma olen Imeliste aastate koolitaja ka, eks ole. ma mäletan kõik need koolituse asjad, no nüüd on juba, lähed niimoodi, et sa juba tead, et sa teed hästi, onju. aga kui palju mul on olnud olukordi, seda tunnet, et äkki ma ei tea, äkki ma ei oska, äkki ma ei ole piisav. see on kogu aeg nii, aga sa pead minema. minu soe soovitus, palun mine hirmust läbi, mine ebamugavusest läbi, tee seda, mida sa kardad ja tead, see tunne pärast, kui sa oled ennast ületanud. mul on Facebookis üks pilt, Leevaku raamatukogu pilt, kui ma käisin õhtut juhtimas. maru fancy soeng on mul peas seal. issand, ma räägin teile seda, aga te ei kujuta ette, kui närvis ma olin. ma sõitsin sinna kohale, seal olid ettevõtjad, väga kõvad tegelased ja ma olin nii närvis, ma sõitsin seal kohale ja ma tegin hingamisharjutusi. siis ma mõtlesin, et mul reaalselt igimull ka otsa eest, nagu reaalselt igal pool igimull on ju, ja sa üritad nagu
sa üritad olla nagu rahumeelne, et mitte nagu välja nagu näidata seda. Ehk siis fancy pilt, aga seal taga oli tohutu närv, väga tohutu närv. Ja pärast me jälle tunne selline, et jess, ma olen hakkama saanud. Nii et palun, praegu on suvi, kohe hakkab. Võta endale väljakutse, teha midagi, mida sa päriselt kardad. Suhelda inimestega, keda sa kardad, kellega pole ammu rääkinud. Tööalaselt öelda välja, et ma sean ennast esikohale, ma olen seda teinud, see on tohutult hea tunne. Nagu päriselt ka ja andke mulle märku, kui on mingeid ägedaid arenguid olnud. Ja kui sa oled seda teinud midagi, mida sa kardad. Vot. Oi, kuulge, üliäge, aitäh. Ma ei ole teisest dimensioonist, Eleri, ma olen ka inimene. Kuulge, aga nii tore, suhelge, tehke toredaid asju ja issand, ma ei näidanud teile järgmist, mis ma järgmine nädal üldse räägin teiega. Meelde tuli. Järgmine nädal ma räägin teile siis heast teemast, mille nimi on siis enesehoid meelelahutuses. Aga sõbrad, ma ütlen teile seda, et tegu pole otseselt seotud väga meelelahutusega, vaid see on tegelikult enesehoid ka laiemas tähenduses. Miks meelelahutusega on lihtsalt see, et meie aju lihtsalt tahab hästi kiiresti, kui me anname hästi palju endast välja, siis me tahame hästi ruttu ka puhata, on ju, ja ma natukene räägin teile ka oma kogemusi sellega seoses, et mõned sellised fail'id jällegi, omal nahal välja kogetud asjad, ka hästi aus, piinlikult aus, et kuidas siis ennast hoida, kui sa annad jõhkralt energiat ära. Vot, olen teinud küll Circle K peatusi ja võtnud prappe ja purkse, et saada ruttu mingit aga räägin kõike muud ka, aga see on juba järgmine nädal. Nii et, ja kui sul on plaan või idee teema mingisugune selline, sest see on siis 6. veebiseminar, aga 7. tuleb ka, siis 7. veebiseminari puhul palun kirjuta mulle, kui sul tekib mõtteid, mis võiks kajastuda või kajastada, et mul on sellised ideid küll, mis puudutab sellist enesearengut, mis puudutab natuke endaga kontakti loomist, aga kui sul on veel mingeid selliseid mõtteid, no ma ei tea, ka näiteks enesekindluse teemat võib-olla rohkem võtta, natukene arutada, et kui sul on huvi millegi vastu, siis anna märku. Me saame selle 7. veebiseminari teha täpselt sellise, nagu sina seda tahad. Aga aitäh, ma enam ei hoia teid kinni, minge toimetama ja ma lähen siis istutan oma lilli edasi. Aitäh teile ja tehke julgeid samme. Aitäh sulle. Tšau.